No nii, teeme siis vahelduseks ühe teistsuguse video. Et siin on mul siis Okuma Syros 3000 suuruses spinning rull. Selle 2026 aasta uus mudel. See rull on nüüd saanud mitmeid kordi püüki meres. Selle rulliga ma olen tirinud välja paarsada kuni 300 haugi ja see rull on ka vajunud siis soolasvee sisse ehk siis merre. Mul korra pudis end, loomulikult sain tal kiiresti natis kinni ja tagasi paati. Aga ühesõnaga on soolase vee all käinud ja on soolases vees mitmeid püüke saanud. Et võtame ta lahti, vaatame mis seisust on, vaatame mida see Syros rull üldse endast kujutab ja vaatame, mis meil siin vastu paistab. Et kui korrosioonikindel ta on ja mis siin sees üldse on. Kindlasti ütlen kohe ära, et ma ei ole mingisugune rullihoolduse spetsialist ja termineid ka kindlasti ei tea. Et ühesõnaga võtame teda lahti nii palju kui ma oskan ja vaatame mis seisust on, arvestades kui palju ta on püüki saanud, et ta on ära uppunud ja nii edasi, et vaatame lihtsalt mis seisust on. Et mingisuguste terminite nimetusi ma tean, aga võin ka eksida. Olen ise mõtnud lahti erinevaid rulle, määrinud ja no näed, ikka tuleb täitsa ära, ühesõnaga. Nii. Hakkame siis järjest vaatame, kuidas ja mis siit ära käivad. Kes iganes ise tahab rulli hooldada, siis mõistlik on kõik jupid panna nagu järjest, et oskaks nagu tagasi panna. Nii, siin võiks olla küll mingi mutrivõti ilmselt, aga vastupidi keermega, näed, ruuki ei teadnud seda kohe. Siia ma tegin kohe jäljed peale juba, näpparitega ei ole päris õige seda teha, aga saab. Nii. Nüüd siis jõuame asja tuumani. Kõige tähtsam on see, et oskaks ka pärast kokku panna selle kõik. Siin on siis reversi laagri mingi süsteem vedruga, väga huvitav. Siin on tihend omakorda, mis takistab veel siis sisse minemist. Ja siis ongi 1, 2, 3, 4 kruvi ja saab korpuse lahti. Ja siis on kapsult, ma ülejäänud raskemaks. Tuleks, see on liiga kuulaks. Nii, nüüd vist saame asja tuumani. Sisse vaadates ei paista mitte kuskilt mingit korrosiooni ega midagi. Ehk et kinnitust on saanud see, et see rull on sobilik soolases vees püügiks. Ehk et 119 € eest
rull, mis on ülikerge, mis on ülihea jooksuga ja nii soolasesse kui magadasse vette, siis ma ei tea, ma arvan, et see on ikkagi väga hea. Vaatame siin paar laagrit üle, kas need teevad häält või ei tee. Ja siis saab kokku tagasi laduda. Nii, siin on siis üks laager, nii-öelda vända juures andestega. Ei ole need terminite nimestused selged, et kuidas nagu saab hästi kuulata. Noh, kõigepealt on see, et kui sa ajad laagrit ringi ja siin mingisugust kõrinatega midagi imelikku käe vahel ei tundu, siis lihtsalt kuulata. Ja kui laager käib vaikselt ringis, siis on laager korras. Kui juba lahti võtta, siis võib laagritele panna tilkõli, aga kindlasti mitte määret. Et määre käib selliste nagu siis hammasrataste ja selliste asjade peale, aga kindlasti mitte laagrite peale. Siin on näha ka, et originaalmääre on täitsa ilusti peal ja määret ei pea üldse palju olema. Ma räägin nagu mingi spetsialist, aga tegelikult ma ei ole, aga omad rullid ma olen nii mõnedki ise hooldanud. Võtame reversi laagriga lahti, siin on mingisugune vedru väikene, vaatame, et seda ära ei kaota. Ja siis mina ei tea, peab vaatama kuidagi selle, et tuleb kogu jutuga siit. Kogu juttu ei tahagi iseenesest. Tahaks seda. No võtta reversi ka siis juba. Ja siin on siis see puks, mis on väga ilus. Jälgi peal ei ole, korrosiooni midagi ei ole. Et selle ma jätan esialgu siia sisse. Me ei hakka seda rohkem laiali lammutama, äkki muidu lollpea ei oska kokku panna. See oht on olemas. Aga reversi laager, siin on siis sellised väiksed kuulikesed. On ka väga huvitava süsteemiga. Samamoodi, ma ei tea, kui hästi siit kaamerasse näha on, et kuulikesed on täiesti puhtad. Mingit korrosiooni, midagi siin ei ole. Reversi laagrile pigem ei tasu õli panna, et seda pigem ei tasu näppida. Ja siin on siis mis iganes selle laagri nimi on. Ma arvan, et see laager saab võib-olla kõige rohkem vatti, et see on siin see põhilaager. Samamoodi üli puhtalt käib ringi nagu uus. Kuigi ma tuletan veel kord meelde, et see rull on, ma ei mäleta püükide arvu, aga see on mitusada kala tõmmanud paati ja meres, kus kalad võitlevad hästi ja ära uppunud, nii et arvestades kõike seda näeb rull välja ikka nagu tuttnoi. Et jah, täiesti hääletult käivad laagrid. Jah, võiks ju välja võtta ka siit veel selle loogalaagri. Looga rulliku laager siis või mis iganes ta nimi on. Ja vaatame, mis seisus siis tema on. See laager võib-olla, et saab kõige rohkem vett, kuna nöör tirib siia peale. Nöör tirib siia peale päris palju vett. Vaatame, mis süsteem siin üldse on. Ei teagi. Nii. Siin on ikkagi mingi laager on siin sees. Kuidagi tuleb see nüüd lahti võtta. Ja selle peab oskama pärast kokku ka panna. Niisugune väike laager. Aga neid on isegi siin 2 tükki lausa. Üks ühel pool, teine teisel pool või? Või on laager, krae ja laager või saab teise? Ikka mõlemad tulevad samalt poolt välja. Ehk siis kui mõnel rullil on üks loogarullik, siis sellel on loogalaagrid, siis sellel on 2 tükki üksteise otsas.
ahah, üks väike seib on ka siin veel. Nii et seda ka ei tohi kindlasti ära kaotada. Jah, tipp-topp. Looga laagritele võib küll panna tilgaõli, et siia saab päris palju vett läheb nende peale kerides ja siis tilgakene õli ikkagi kaitseb neid laagreid. Vot, aga nüüd ma võtan rulli originaalpakendist skeemi ja skeemi järgi panen selle kokku tagasi. Ma ei hakka seda videosse siin panema, kuna see video läheb niigi pikaks juba. Aga oluline, mis ma tahtsin näidata, on see, et tegelikkuses on rull suhteliselt lihtsa sisuga. Väga lihtsasti saab kõik laagrid ise kätte ja kui vaja, saab neid hooldada tilgake õlilaagrile. Aga mind ennast huvitaski see, et kuna ma olen sellega teinud püüke juba ja see uppus merre ja sai soolast vett ja nii edasi, siis mis seisust on ja vastu vaatab tegelikult väga hea seis. Laagrid on korralikud, sisu on nagu uus, nii et Okuma Syros 119 € rull, igati oma hinda väärt, et põhimõtteliselt võiks öelda isegi, et premium hinnaklassi rullid võiks väriseda, sest tegelikkuses tal on kõik omadused. Nagu noh, ma ei hakka nimetama, aga selle raha eest on rulli küll ja veel, et ma olen väga rahul ja püüda on taga hea. Tõsiselt hästi töötab nii sidur, kui üldse see sujuvus ja kõik on hea, et võite video alla kommenteerida, kuidas ise olete Okuma Syrosega rahul, kes on juba püüdnud. Et mina küll pigem soovitaks, nii et thumbs up, aga paneme selle värgi nüüd kokku ja tänud vaatamast.